Olen Ene Viiart, igapäevaselt töötan aktsiaseltsis Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus arendusjuhina, mis tähendab, et minu igapäevatöö on väga tihedalt seotud toidu- ja biotehnoloogia valdkonna innovatsiooniga, uute toodete ja tehnoloogiate väljatöötamisega. Rahvatervise Akadeemias annan sellist kursust nagu toidutöötlemise tehnikad ja mõju toitainete sisaldusele. Selle kursuse raames saab osaleja väga hea ülevaate, millised meetodid on üldse kasutusel toidu töötlemisel, kas siis koduköögis, suurköögis või toidu suurtootmises. See aine on oluline seetõttu, et kursusel osaleja saab ülevaate, milliseid tehnikaid üldse toidu töötlemiseks kasutatakse. Saab ka pildi sellest, et töötlemine ei ole nii mustvalge, kui algusest tundub. Kõik ei ole halb või hea. Osaleja saabki kaasa sellise kriitilise mõtlemise, kuidas lugeda toidu märgistust, milliseid meetodeid koduköögis on otstarbekas kasutada, kuidas valida näiteks rasvainet töötlemiseks ja palju muid kasulikke nippe, mida hiljem ka oma klientidele nõustamise käigus jagada. Toitumisnõustamisel on oluline eristada tõenduspõhist infot ja müüte. Väga paljud kliendid tulevad ka nõustaja juurde mingisuguse väljakujunenud arusaamaga, et kas mingi aine on hea või halb, kas mikrolainega tohib üldse toitu töödelda, kas grillimine on kahjulik või mitte. Ja selle kursuse raames loodangi anda teile natukene vastuseid, et oskate ise paremini oma toitumist ja tegemisi planeerida ja ka oma kliente nõustada. Minu kõige suuremaks motivaatoriks selle kursuse lugemisel ongi aidata teil eristada müüte tegelikkusest ja anda kaasa sellised päris nipid, head nõksud igapäevaseks toimetamiseks, millega te saate ise paremini, õigemini süüa teha toidupoes mõistlikke valikuid ja õpetada ka oma kliente. Kui ütlete kliendile, et grillida enam ei tohi, et see on kõik halb või purgisupid ei kõlba üldse süüa, siis arvata on, et seda klientide varsti enda juures enam ei näe. Küll aga on hea, kui on teadmised, mis aitavad teil eristada fakte müütidest ja teha mõistlikumaid valikuid ja neid ka oma klientidele paremini selgitada. Minu jaoks kõige olulisem on see, kui peale koolituse lõppu koolitusel osaleja läheb oma külmkapi juurde, vaatab üle, mis seal sees on, mõtleb selle üle, kuidas need toiduained on valmistatud, milliseid tehnikaid võib-olla on seal kasutatud ja kuidas see kõik mõjutab toite väärtust. Kui me õpime kriitiliselt mõtlema selle üle, kuidas meie toit taldrikule jõuab, siis oskame kindlasti ka paremaid valikuid teha. Toitumisnõustaja väljaõppe annab väga laiapõhjalise hariduse. See sobib hästi inimesele, kes soovib täpsemalt teada, kuidas inimene tervikuna toimib. Kuidas meie vaim ja füüsis on omavahel seotud, miks me langetame lõunapuhveti järjekorras just sellise otsuse päevapraadi võtta ja kuidas see pärast meie organismi mõjutab. See ei tähenda automaatselt, et kui toitumisnõustaja õpe on läbitud, et siis peab hakkama ka nõustajana tööle. Selle kursuse raames tegelikult omandate väga palju kasulikke nippe nii enda tervise paremaks juhtimiseks kui oma pere ja sõprade käitumise suunamiseks.